pärast niisugusi kapitaalseid ettekandeid on mul väga raske võrdväärselt esineda. Sellepärast, et kui Arno teadis kõiki nii-öelda teiselt poolt barjääre ja igasuguseid ülemuste asju, siis mina ei olnud tol ajal praktiliselt mitte keegi. Ja seetõttu minu vaade on hoopis teistsugune, aga seest on ta väga pikk, sellepärast, et me hakkasime piimandusega tegelema Teaduste Akadeemia olles veel Nõukogude Liidu või Eesti Teaduste Akadeemia instituudis ja see oli 1980. aastatel ja tegelikult me oleme siiamaani sellega jätkanud. Kuigi peab ütlema, et need suhted, ütleme, konkreetse või piimatootjatega ja piimatoodete tootjatega on olnud mitte nii väga tihedad, sellepärast, et kuidagi traditsiooniliselt omal ajal akadeemikud ei armastanud toidu teadust ega toitude tegemist ja vähemalt KBFis Lippmaa instituudis oli selgelt öeldud, et Villu, sa oled loll, ühesõnaga, et sa tahad uurida niisuguseid asju, mis ei ole aktuaalsed ja huvitavad. Aga ma olin kangekaelne ja mul kolleegid olid samuti kangekaelsed, nii et me jätkasime ja ma arvan, et praegu me oleme juba täiesti niisuguses seisus, et me peame kogu selle toitumise ja uurimise ja teaduse uuesti ette võtma, sellepärast, et 10 000 aasta jooksul arendatud põllumajandus ja kõik see toidutoodete tootmine, see tahab väga selget ümbermõtlemist koos toitumisest arusaamisega, sellepärast, et teatavasti Eestis on probleem selles, et haigekassa ei jõua enam haigeid eestlasi ravida ja paari aasta pärast haigekassa ähvardab pankrotti minna, sellepärast, et elustiili haigused nõuavad korrigeerimiseks nii palju raha, et pole seda raha kuskilt võtta ja tegelikult pole ka arste kuskilt võtta. Nii et me oleme hakanud näiteks juba praegu väga jõuliselt tegelema selle tehisintellektiga, sellepärast, et ainult nähtavasti agentide loomisega ja nende kasutamisega, nüüd ma ütlen midagi, mida ma arstide juuresolekul ei taha öelda, aga ühesõnaga, et need tehisintellektiga me saame abistada arste niimoodi, et nende arv võib rahulikult võib-olla väheneda ja muud elukutsed ka võivad saada Eestis nii-öelda arendatud välja. Aga lühidalt siis, mis ma tahtsin täna rääkida, ma katsun teha lühemalt, kui see oli. Ja minu kõige parem sõber tollel ajal oli Ahto Pajomaa, kes oli, eks ole, Paide piimatoodete kombinaati peatehnoloog. Ja Ahto oli enne meiega tutvumist sõnaga hakanud üritama toota Emmental juustu ja see oli üks väga julge samm. Mina ei teadnud Emmentali juustust
tol ajal veel midagi, aga Moskvas lõpetasin aspirantuuri ja siis tulin Tallinnasse Lippmaa instituudi laborisse tööle ja tegelikult me olime niisugune väga omapärane kombinatsioon. Sellepärast, et Emmental juustu tootmine õitsva ma ka natuke ironiseerin, kolhoosikorra tingimustel oli niisugune paras väljakutse ja see tuli välja ainult suvel enam-vähem nii nagu pidi, talvel seda toota ei saanud ja seetõttu oli tõsine probleem. Ja ega tollel ajal eriti probleeme ei armastatud, ühesõnaga siis tehti plaanide järgi tööd aga lisaks ütleme Paide piimakombinaadi tublidusele, ma arvan, et KBFI oli samuti suhteliselt tubli NSV Liidu teadusuuringute instituut, sellepärast et me olime ekspordivõimeline instituut, me tootsime maumürkide preparaate ning eksportisime seda välja. Nii et me olime nagu, kes siin ennem, kui see algas, et ole nutikas, et see oli meil nagu veregrupiga määratud. Ja siis me otsustasime, et hakkame vaatama siis, et kas me oskame midagi ütelda selle Emmentali juustu kohta. Ja ma ei hakka seda väga pikalt rääkima, aga tegelikult ma arvan, et kaks kõige tähtsamat asja, mis me pärast uuringute läbiviimist ja pärast mõtlemist ja arutamist saime, oli see, et me peame piima tootmise ja varumise ümber tegema, sellepärast, et kui me alustasime neid uuringuid 1980. Aastatel, siis oli 35 aastat, eks ole, oli möödunud sõjast, aga kolhoosides ja üksik lehmapidajatel toodeti piima vähem kui 3000 kilo lehma kohta ja ühesõnaga tegelikult see, kui neid näitajaid, mille alusel määrati sordilisust, kui need nii-öelda ilma igasuguste poliitiliste kaalutlusteta arvesse võtta, siis piima sees tol ajal ei oleks tohtinud isegi sõudevõistlusi piimas korraldada, sellepärast, et seal oli kolibakterite tase oli niivõrd kõrge. Aga sellest nagu ikka tollel ajal eriti ei tahetud rääkida ja eriti ei olnud nagu alguses lubatud rääkida. Ja teine asi, mis oli see, et tegelikult fermenteeritud piimatoodete tootmiseks vajaliku nii-öelda juuretise majandus oli väga eriliselt organiseeritud samuti. Osteti üks pakk juuretisi Kristjan Hanseni käest, see toodi Tallinnasse ja siis paljundati liha ja piima KTB-s ja siis saadeti bussidega laiali ühesõnaga. Ühesõnaga, see on, isegi praegu sellest rääkides, see on niivõrd omapärane skeem, et ma parem edasi ei räägi ühesõnaga sellest. Nii et kaks sellist asja oli, aga kuna me hakkasime sellega tegelema kuskil 80. aastatel, eks ole, ja 80. keskelt hakkas juba see nii-öelda 80. keskel hakkas fosforiidisõda tõsiselt käima ja sellega seoses loomulikult ühesõnaga Eesti taasiseseisvumine, eks ole, siis meie Ahtoga
otsustasime, et me natukese oleme siis ühiskondlikult mõtlevad ja võitleme piima kvaliteedi eest. Ja siis me trükkisime Ajapulsis, niisugune ajakiri oli olemas tol ajal, 87. aastal, niisuguse pealkirjaga nagu peatada allakäigu trepist üles tormamine artikkel. Ja see oli niisugune artikkel, siis ma saan aru, et seda arutati Valges Majas, sellepärast, et mul oli Rakveres naabrimees oli Artur Upsi, kes oli selle põllumajandussekretär ja ma ei tea, kui palju see mõjutas, et ta võttis sinna Valgesse Majja seda probleemi arutama, aga igatahes ma lugesin selle artikli üle praegu ja otsisin välja ja ühesõnaga tegelikult see oli päris asjalik artikkel, seal oli kõik nagu kirjas, nii et sellest alates me suutsimegi mõne aja pärast, ma arvan, mitte ainult meie tänu meile, vaid ka teistele, me suutsime teha vajalikud muutused nii piimade tootmise ja varumise süsteemi, mille põhiline muutus oli see, et ühe lehma pidajatelt enam piima vastu ei võetud, ühesõnaga piimapukid kaotati ära. Ja teine oli see, et see kohalik juuretise tootmine ja bussiga laiali saatmine, ühesõnaga, et selle asemel hakati ostma külmkuivatatud kultuure, mida oli võimalik kasutada otse katlasse lisamiseks. Ja ma arvan, et need kaks asja tegelikult olid väga-väga tähtsad selleks, et kogu Eesti piimatööstuse tehnoloogia hakkas õiges suunas arenema ja mis seal rääkida, praegu on, eks ole, Eesti farmid Euroopa suurimad, parimate tehnoloogiatega, ühesõnaga tegelikult Eesti piimatööstus ei pea üldse häbenema ükspuha missugustel kriteeriumite järgi oma praegust seisu. Aga see on niisugune nii-öelda väga selge positiivne asi, mis sellest ajast meelde tuleb. Tegelikult taas iseseisvumisega meil tekkisid lisavõimalused üldse ka suhtlemiseks väljamaaga ja organisatsioonilised muutused. Ma siin ainult ütleks, et näiteks Teaduste Akadeemia kui instituutide süsteem kaotati ära ja ühesõnaga instituudid ühendati ülikoolidega ja see oli väga oluline muutus, sellepärast et see tähendas, et teadusliku uurimise instituudid hakkasid saama kõrgharitud töötajaid. Aga kuna aega mul ei ole, siis ma sellest ei räägi. Igatahes, ühesõnaga, me kasutasime raudselt ära seda võimalust suhelda väljamaaga ja selle tunnistuseks on siis see vasakpoolne pilt, kus meie sõber Arno suhtleb IDF-i juhiga seal, kes 23. IDF-i kongressil Montrealis 90. aastal oli kohal ja ma ei olnud juures, kui Arno rääkis, aga ühesõnaga selline asi oli. Aga me olime Ahtoga seal sellepärast, et meie jällegi olime uurimas ultraheli kasutamist juustu tegemise juures. Ja ultraheli selleks, et kasutada näiteks nende ensüümide asemel, mida on kasutatud ja kasutatakse siiamaani, eks ole, selleks, et piima kalgendada. See oli väga uudne tehnoloogia
ja nüüd ütleme 30 aastat hiljem või isegi natukese rohkem, ühesõnaga ma arvan, et me tuleme uuesti tagasi selle ultraralli kasutamise juurde, sellepärast, et nüüd me peame tegema toite mitte niivõrd palju piimast, vaid me peame minema rohkem nagu taimse toorme baasile üle ja taimsete valkude kalgendamine on nii-öelda sisuliselt hoopis teine probleem, aga igatahes niisugune asi oli. Aga ühesõnaga see oli meie lugu. Meie minu või meie mälestused ühesõnaga sellest nii-öelda piimanduse ajajärgust sellega nagu ma lõpetaksin, aga tegelikult ühesõnaga 2003. aastast alates meil vedas, sellepärast, et me saime hakata arendama ühte nii-öelda tehnoloogia arenduskeskuste meetme raamides selliseid spetsiaalseid arenduskeskusi ja kaks tehnoloogia arenduskeskust, mis on siiamaani eksisteerivad ja mis ei ole Teaduste Akadeemiaga ja isegi nii-öelda ülikoolidega nii-öelda liiga tihedalt seotud, sellega on TFSTAC ja piimanduse tehnoloogia arenduskeskus Tartus. Ja nende raamides me oleme arendanud juba nii toitumisuuringuid kui uute toodete tegemist. Ma kohe praegu lõpetan, aga ma lihtsalt väga lühidalt näitan seda pilti ja see annab ettekujutuse sellest, kuidas me üritame liha asendajaid teha. Ühesõnaga me kasutame popcorni tegemise tehnoloogiat sisuliselt, aga pärast seda, kui me oleme saanud need jubinad nagu valmis selle popcorni tegemisega tehnoloogiaga, ühesõnaga me töötleme neid asju niimoodi, et näiteks, et on võimalik teha hernevalgust tegelikult lõhefileed. Ja see hernevalgust tehtud lõhefilee, no me olime seal ameeriklaste poolt korraldatud konkursil, olime seal finalistide hulgas sellega. Noh, kui see müügile nüüd jõuab, siis ma usun, et seda ma julgeksin soovitada küll söömise jaoks. Ja noh, ühesõnaga alates 2003. aastast me olemegi tegelenud sellega, et me oleme üritanud teha igasugustest sellistest imelikest toormetest, ühesõnaga söödavaid toite. Ja kuna 21. sajandi bioloogiast räägitakse kui sünteetilisest bioloogiast, siis ma lihtsalt näitan veel ainult kahte pilti. See on sellest, kuidas moodi tegelikult me üritame panna kokku rakke niimoodi, et me teeme
niisuguse rakke, mida evolutsioon jättis tegemata, aga me tahame kiiremini neid teha ja nende selliste kunstlike rakkudega on lihtsam planeeti alles hoida. Ühesõnaga, aga nii et idee on nagu selles, et täpselt samamoodi nii nagu planeeritakse, eks ole, lennukite või mingite muude asjade tegemist. Me tahame rakke teha. Ja mitte ainult rakke, vaid suuremaid süsteeme samuti. Kuigi ma olen nõus, et ütleme nii-öelda võib-olla teatud loomsete süsteemide tegemise jaoks vanad meetodid on paremad kui uued.